olukorrad. Nüüd pead vahet ära katkema tühjused. Tulevad siin mersumehed tagant siukse hooga ja siis keerab valge Passat ette. Mis nüüd juhtub? Pean pidurdama. Ja nüüd saab ta läheb eest ära. Nüüd ma saan taas kiirendada. Selline ongi meie Tallinna liiklus. Siin Tallinn-Tartu maanteel terminali juurest mööda minnes. Läks siukseks actionis, kui kaamera käima panin kohe. Noh, ega täna siis videos actionit on, ma arvan, palju. Lihtsalt seda mentaalset actionit. Et te saate täna näha siis, et Karelil on ikka tõsine vigastus küljes ja nõrkus mingite vanade, rõvedate rontide vastu. Ja see nõrkus on ikka käest ära läinud. Ma isegi ei tea, kas see haigus on hullem kui narkootikumid, alkoholism ja sartmäng kokku. Ma vaatan nurkade küsimus jälle. Aga millest ma siin jahun? Selleks me peame natuke minema ajast tagasi, sellepärast kui me tegime Lõuna-Eesti trippi, oli seal 2-1 episoodide filmimine. Kui lähme hüppame sinna ajast tagasi, mis sai siis kokku lepitud ja otsustatud ja siis tuleme tagasi tänapäeva. No tere ka siis, tere, jah? Võru linna volinik või... Ja valikogu liige. No nii, iludus. Kuule, mis see on? Isa soovitusel. Isa soovitusel ongi kirve auk või? Kuule, natuke on nagu haiget saanud. Mis see on? Ma ei tea, see on tühjegi mootor. Oi, pljääd. Ma ei tea, miks inimesed on nagu nii liilistel auto peale. Sul on teid tahtjaid nii palju, aga Jäppe hoidis meile seda või? Jah. Sulle seegi esimesena pakutud. On, jah? Aga kus nad teist teada sai? Ma panin lihtsalt, et palju umbes võiks hinda küsida. No ei, mis nad ütlesid? Mingi 3 saab rohkem, 4. Ei, see oli, et 5 on nagu väga hea hind. 5 on väga hea. 2,5 ja mootor on 2,5. Kuule, mis teil see baar siin on kuskil? Istume maha ja teeme praed ja õlled ja hakkame arutama seda hinna. Ja, hinda ära fikseerib. On juba, jah? 5 või? Ta on tegelikult nagu palju erksam, vaata, ja... Aga praegu ta on Karme hirm natuke. Ja, tavaline ärk. No mis sa mulle rääkida oskad siis veel? Ront on või? Ront on ja tahad 5 kilo või? Mis see on? See on nii paha, no. Vaata, see auti ongi tsingitud kerega kõik on ju hea. Vaata, kui sa lased selle nüüd kordada, siis ta raudselt 5 aasta pärast. No oleneb, kui hea tegija on, siis ta hakkab raudselt siit oostetama. Vaata, sul on juba see elektrise pealt asi selgena. Või selle Infinity peal vasaraga ja äsja. Nii, klaasi pani. Nii on ta 2-3. 2-3 on nüüd, jah. Ma ei tea, kui me aga teine luuk oli nagu, on paremas seisus, ei ole või? Et lihtsalt klaasi ära vahetada. See klaas ju viitsib vahetada, see on nagu nii mõttu, mis see luugiga ei olegi mingit vahet ju. Kindla või? Murus küll. Toon ei ole erinev. No toon on, jah. Tegib lahti ka või? Võtmega, jah. Lukus, võti on ees või? No ikka. Vedeleb siin lihtsalt kuskilgi Võru tänavate vahel. Keegi selle ära varastaks, siis no ma ei tea. Oi, siis on Võru kaagid kallal kohe. No nii. Stokk küll. Ongi mingit lisaraskust pandud või? Jah. Aga vitsipumpe sees ära vahetanud, jah? Panin. Aga panid siia sisse selle või? Jaa, muidu ei saa käimagi. Ta oli nii kinni. Huvitaks ta veel kunagi mingit kuradi pauku üle elanud? Leidsid midagi huvitavat ka veel? Väga ei leidnud midagi. Ära sellest räägi. Boombox. Muidu värki. See, et isteti või see tagu isteti? Ta ütles, et ta ei tea, et ta kunagi võib vaadata. Toon klaas. Päris tume toon klaas. Ossa pühade müristus. Nagu ma saan aru, vaata, S2. Noh, kõik on ju. Aga inimesed vaata seda. Mis tänapäeval tehakse replikel, nüüd üritaks üle samamoodi makstakse. Ja ütled, et originaal on nii hinnas. No on. Lage ei ole. Katusluuk on üldse, ei ole, tavaline. Tõsi see on. Virk, virus.
kuuler. Oota, aga käib on ju, kas sõidab ka või? Ma ei toob, ma ainult korraks panin käima. Ei julge sõita, ei... Kõik hirmutavad ära, mingi hammas vihmad pärast tuleb ära või midagi, et nii pikalt seisnud. Kallas klapid pähe, siis läheb odavamaks. Oleks juba kavalne. Vaata kapoti alla käes. Üks võti või? Ta ütles, et tal oli kuskil veel karbiga võtt midagi. Teed korda, siis tuleb minema. Vaata ka ülejäänud nagu, okei, see vist uks on isegi korras. See tiib on ka vist korras, aga siin on väike võtt. Kapott on nagu pekki. See on ka, vaata, kes see uks. See külg on isegi enam vähem. Ei ole ju kõige võrrand tegelikult. Ma ei tea, vaata alla ei näe. Vaata, see käib lahti. Vaatad alla ja on kõik. Nii palju, kui ma vaatasin, ma mingi auku ei läinud. Ei läinud ühtegi auku või? Mastiksid on mõned kohast. See on see, kätske. See on küll aftermarket. Turbo küll nii pisikene, täiesti pekkis. See pidi RS2 turbo olla. On või? 2 lambaadat. Üks on äkki see, mis salongis, et näeks seda ise segur või midagi. Konditsioneeriga versioon. See on ka huvitav, see on ka ise tehtud kellegi poolt. Siin kunagi oli ikka RS2 ja siis selle sai olnud, aga ta on jälle olnud meid. Jagajaga versioon reisk, jagajale jäävad näpud reisk. Oi, pasana. Miks sa siit tänavale jätsid? Sa ei taha elus kraasi näidata? Sa ei saanud kraasist üles, sealt on kõige alumine vahe ja sealt põhimõtteliselt nelikuga tikutada, kes annab ühe ööl, seda autot need ka väga ei kiri. Otse toruga? Ja ikka. Aga nii ma üldse saingi teada, ta müüs kunagi ühed kotid mulle ära ja siis ma lasin koodid läbi vaatama, mis asja kui S2 omad, siis ma... Ikkagi valest kohast on tõstetud. Nojah, kui sa seda punasõlgma. Tagant on ka valest kohast tõstetud. Oi, pasa. No. Vahiti. Vaata, kui me ära ei osta, mis siis on? Mis siis? Ma kirjutan järgmistele tüüpidele. Kohe, ja 5-ga kohe tulevad järgi. Põhimõtteliselt 3-4 tüüpi mul kirja pannud. Täitsa pekkis. Üks veel õhtul helistas, et ta kunagi ajas sellega joone peale enda S2-ga ja siis ta tahab kõik kõrvale. Kui pinges oled? Seletage mulle video all sellest fenomenist, nagu, mis asi see on siis nagu? Ma saan aru, et neid fänne on palju on ju Audidel. No ma ise ka Audi fänn olen. Aga lihtsalt, kes on vaata 20 aastat tagasi. Toorik, sellega joonele, tal ongi mingi... Nojah, mul ei ole nagu nii suurt sisus. Mul oli selle punase kupeega tuleb jah, see nostalgiapauk tuleb meelde. Ta oli äge auto, tegelikult ma natuke kahetsen maha müsid, sellepärast see oligi eriline. Ta oli 20V valve, see topelt nukkadega mootor originaalist tehasest ja neid on veel vähem, ma kujutan ette, kui isegi S2. Ma arvan küll, jah. Et ta oleks nagu selles mõttes veel haruldasem, aga see on lihtsalt, et ta on S2, siis see teeb ta omakorda nagu hinnatuvas. Saksas kõige odavam oli vist 20 sõitab. Noh, 5-kas tundub jah nagu tasuta saadud. Ja siia läheb mingi 15 tonni alla ka, et sa saada samasuguseks nagu see Saksa pill. Kelle rajapilliks on vaja, tal on naata suht kokku, no. Ei traagriisiks, aga mis see, ma vaatan praegust Lätis on Eesti veolised kupeed on ka korrati 4 tonni niimoodi, on täitsa putsis. No, lähme istme maha, teeme, meil on kõhed tüüjad, lähme sööma. Arutame seda asja. Kuhu lähme? Ma ei tea, kas... Oota, starter on ka, näita starteri mehhanismi. Kus see juhe läheb? See läheb kuule aku peale. Oota, aga võib, parem käime ta korraks. Oota, aga... Samas võid näebki. Ja kate on katki. Teed sa visakas sinna? Ei ole tal häda midagi. Ma võin proovida, aga ma ei tea. Vaatame, teeb pauku või teeme? Ma olen käiva ikka korrana. Kõige ma põrsast kotti siia osta. Ma pean kaarvertikalist vaatama ajalugu, mis taga ikkagi tehtud on veel. Tõsi ta on, autode ajalugu tuleb alati kontrollida ja selle jaoks on olemas kaarvertikal ja seal kehtib otse loomulikult lampiire ja sooduskood. Et autode ajalugu on tihti peale kirju ja põnev ja kui see autogi oskaks rääkida, siis tuleks siit nii mõnigi lugu, millest saaks teha päris mitu episoodi või kirjutada lausa raamatu. Aga kas seda kõike teada saab, seda ei tea.
Et autode ajalugu on oluline, et sealt Carverticast leiab, kas läbisõiduga on manipuleeritud, mitu korda on auto omaniku vahetanud, millises riikides ta on olnud, näeb ka VIN-koodi põhiselt osadel autodel ka lisavarustust ja kõike informatsiooni, mida internetis ühe auto kohta võib leida. Nii et siuke väga kasulik abimees, vahel on ka väljavõtetes müügi või oksjoni pildid või avariides pildid, kui autoga on midagi juhtunud. Et tänapäeval interneti ajastul uuemate autode kohta võib informatsiooni palju leida. Et selle auto kohta konkreetselt väga palju informatsiooni välja ei tulnud, aga seda võib-olla vaatame tuleviku episoodides, mis sealt näha on. Nii et ärge siis unustage, sooduskoodiks Carverticalis on Vampire. Jep, 4. Ei tööta. Hea küll, vahet ei ole. Ma nägin videos, kui töötas. Mis sa, Karl, ütled? No, tundub äge. Kas tundub nagu sajandi projekt või? Oba, ukse tegi, vaat seda. Jällegi BMW märk, Mersu märk on pandud. Originaal kaas. Kuule. Kurat, see ka kõrd ripub. Taastamist vajab. Üks ukse polster ka puud, seda ka pole. Ja tagaiste seda katet ka ei ole. S2. Aide. Ja ega Jopel ongi huvitav elu siin Võrumaa või Lõunamaal, et kui te panete videole siin 5000 laiki, siis me teeme suga dokumentaali sinuga. Me tulen nädalaks siia. Ja hakkame ronte kaevama. Jah, nädalaks näitame su elu siin dokumentaalsari. Teeme ära. Teeme ära, 5000 laiki või? Jah. No davai, pange laike siis. Ma panen esimese ära. Teine. Natuke veel vaja, Eive. Ei, nüüd saab käsitsi lükata juba. Millega ma nüüd hakkama jälle saama? Ei tea, jah? Ma ei tea, kas see oli see hea otsus või nagu isa ütles. Kirvega pähe on see praegu. Jäppe tinistas ära lihtsalt. Nii, üks roim on maha aetud. Ootab seal nüüd siis. Et me talle järgi tuleks 2-3 päeva pärast ja ajame siis teise patsiendi tagasi peale. Et ma ei tea, kas see oli kõik vajalik tegu ka. Kas saab seda ostu hiljem kahetseda või mitte, seda näitab siis aeg. Ja täna jätame selle siia, siis homme tuleme selle järgi, aga lähme vaatame peremees, mis teeb ka. Mis peremees teeb siin Tartu garaažis. Et kui õnnelik tema on, et ma jätan selle siia. Et eelmine kord ma ütlesin ka, et toon auto talle nädalaks 2 ja lõpuks ta vedeles pool aastat siin. Kuule, aga siin on veel midagi rariteetset, vaata V8. Sinna, kus on, tuleb ka juurde. Aga ta ongi nagu kameelion, praegu on seal 2-3 taga kirjas, vaata. Jäpsik tahtis juba oota S-i värki ka, et ta teeb võtmehoidja või boks mulle võtmehoidjaks, ma ei saanudki aru. Ma kujutan ette, see märk originaal maksab mingi 5 sotti. Siis ma ütlesin, ei, saadab postiga järgi, ei ole hullu midagi siin. Et me tulen Tartusse nagu nii, et võib-olla saab ära anda ka. Las ta siis kohaneb siin natuke aega, et. Ole peremees! TV tõstubki kohe tühjaks ja hakkab, tahab uued projektid peale äkki. Ta nägi su iludest. Ei toonud jälle. Ei toonud. Ausalt, ma viin ära ta varsti. No, tee uks lahti siis. Nagu selle eelmisega mäletad, jah? See tagamootori kaudi. Õnneks sellele on ikkagi nii kõva väärtus ja hing, et ma ei saa ta lasta siin vedeleda kaua, ma tulen sellele kiiremini järgi. See teine oli siuke, jah, ma oleks võinud ta siia Emexisse viima, aga lihtsalt ta vedeles Tallinnas ka veel, ma ei tea kaua, ja siis ma viisin ta ikkagi Kuusakoskisse.
tolle eelmise Audiga ma ise mõtlesin, et kas sa tuled talle reaalselt järgi või ta mädanebki mul siia äärekivi taha ära. One eternity later. No nii, vaata, siin see ilutus seisabki. Kotletu. Räim. Mitu, hea laps, mitu nime. Mine teki. Tead, mis on või? No mis on? 100. fail ju. Milline? Vaata taha. Oda, valgus. Kuule tühjus on seal millegi pärast. Ta tegelikult sul ei olnud ka meeles, et me peame käru kaasa võtma. No kiire oli, noh. Mine pekina. Mis me nüüd teeme? Ma võib-olla paari lahendust oskan pakkuda. Ei saa olla nii kiire, et sa unustad maha käru. No tegelikult natuke oli kiire, noh. Kuule, aga teeme paar telefoni kõne. Vaatame, mis saab siis nüüd. Nii. Siin kõnetada ei ole midagi. Reede õhtu on enne 5 ja me jõuame ühte kohta veel, ma arvan. Kus me läheme? Ma näitan sulle. Me laename midagi ühest kohast. Tere! Keegi ei taha rääkida sinuga. Ei taha, jah? Sa ei saagi süüa. Ei saa, jah? Tere, korrapekut, ma kohe võtan teie tellimast selle asi. Mul ei ole hetke. Ühtegi hetke ei ole. Meil on kiire. Tere, punanooda. No, siin peaks mõni olema. Oho. Siin mingi vale parkla, valest august tuli. Siit ei saa käru. Sealt järgmisest peab. Kurat, kärud on laia taha, luku taha. No küll enne kätte tood, siin on veel ju. Palju neid on siin? Mis asja? Üks tehas, teine tehas. Otsi suuremat, vaata, kus sa saad, võta kaasa. Haagisti müük. Vaatame, kuhu see konks järgi hakkab. Vaata, haagisti müük on siin. Läheme kohe müügiosakonda. Aga laenutust ei olegi. Kuule, siit saab maja ka, ma vaatan. Kuule, see on üdekas. See või? See külmkapp. Davai, võtame selle. Ma arvan, et see on täna parem valik, mis siin on. No tule. Tule veel. No sul on pikk maa minna veel. Ma ei näe kaamera must. Ja, sul mingi meeter on veel. No, ma käega näitan, tule käe järgi. No nii, hea küll, aitab. Natuke palju sai, mine natuke edasi. Hea küll, noh, saab hakkama. Nii. Ega ma arvan, et vähe on ju. Ega ma arvan, et siit tuleb kähku vekata ja ega siin ei tea, kuna jaole saatakse võib-olla käster maha. No. Siis tuleb see. Ante nüüd. Kuule, mis pusid siin? Sõber ütles mulle, et siit saab laenata neid kärusid. Sa tahad seda võtta? Nagu hea, ma tooks varsti tagasi. Okei. Mingi paari päeva jooksul äkki. Kõlab mõistlikult selles mõttes. Jah, et pidi olema nagu aus värk. Aga enne kui sa nagu kasutama hakkad seda asja, tahad sa näha, kuidas seda toodetakse? Siuke võimalus on. Ei, meil on avatud uste päev tehases iga päev, kes tahab võib tulla. Okay. Saab aagise võtta, saab tehast vaadata, või kohvi pakkuda. Ei ole hulkule, aga kui pakutakse muidugi. Ei, kui sa juba aagist tulid võtma, siis võid ju viisakusest ühe tuuri teha meil tehases. Ei, muidugi meil kaamera ka kaasas. Et me siin teeme ühte episoodi tegelikult. Okei. Üks kotlet vajab ära viia Tallinnasse. See on okei. Ma ei tea. Kutsutakse sisse, lähme siis sisse, ega mina ka ei tea, kas nad teavad, kes me oleme. Kuule, äkki sa saad juba mingi kahtlase paberi vaata, et täna istud kinnimajas hoopis. Võib-olla see on jah trikiga värk, et kutsutakse sisse lihtsalt ja siit enam välja saa. Odav tööjõud saabus. Nagu klassikaline reegel on, kui külalistele tahad tehast näidata, siis on paus või kohvipaus või lõuna ja siis räägid, kuidas meil suur töö käib, aga kui sa kuuled, siis on suht vaikne toode. Kas sellest tulebki käru või? Sellest tuleb haagis. Haagis? Jah, kärusid saad sa Bauhofist. Meie toodame haagiseid. Okei. See on meie lemmiktehase tööline, tema kohvipausi ei pea ja palkada ei küsi. Mõtle, see on Magnus, kes kunagi ei puhka. Magnus on samamoodi, ma arvan, ta võis konkureerida selle robotiga. Ära pane, siis me peame palka hakkama sulle maksma. Ära pane, me peame palka hakkama sulle maksma. No aga... Kuule, pane ära. Sobib. Kuule, ma panen enda sõrme ka. Meil on palgaautomaat, paned näppu külge ja saad raha.
Võt kui hea siin töötada. See suur asi, mida te piistu tahtsite panna, see siis tulebki sellest osakonnast. Me tahtsime laenata, ma täpselt. Ja laenata. Ei, me ei tahtnud piistu panna. Parast laenata. Sõnasta, kuidas sa tahad. Kuule, siin on veel midagi automeestele, et ma tahaks ikka neid paketti müüa, ostad ühe, saad teise kaasa. Aga kas igal kärul on siis olemas ka nii-öelda, vabandus, haagisel on olemas ka VIN-kood? Ikka on. Isegi sellel mullaveakärul? Isegi sellel mullaveakärul. Kui kaugele te nende numbritega jõudnud olete mitmetesse miljonitesse või sadadesse tuhandetesse? Oi, neid ei suuda kokku lugeda. Aga tead, sa öelda ka, kus see VIN on näiteks või? Raami peal, no. Raami peal ikka ju? Raami peal on. Ongi täitsa nagu päris autodel ongi sisse löödud. Teil on mingi täitsa oma aparaat selle jaoks, jah? Meil on täitsa oma inimene selle jaoks. Oma inimene või? Koos selle aparaadiga. Ei ole, ta saad öelda, et teil on ainult inimene selleks, kes teeb VIN-koode. No õnneks tal on muid ülesandeid ka, aga meil on üks inimene, jah, kes käib VIN-i aparaadiga, et päris igale ühele seda aparaatiga kätte ei taha anda, äkki siin hakatakse mul on igal autol uus VIN-kood. Igal autol, jah. Ja point, sellega saab ju kõike märgistada. Vahepeal tekib küsimus nagu, kellele ja miks? See on täpselt selle vene käru asendus. See on lastele maal, kes tahavad issi jälgides käia. No kus on, sinna tuleb juurde. See on vähe kõrgem, aga sama pisike. See on akendega. See on akendega, mis akendega on see? No vaatasid, eest on aken. See ongi vissude veod, vissud saavad hingata siin. Ja. Ma vaatan, täitsa suur tehas on teil siin Tartu külje all. Mitu erinevat mudelit on näiteks või? Erinevaid mudeleid kuskil siuke, ütleme siis laias laastus 200 tükki, mis jagunevad siis kastihaagised, paadihaagised, jetikad, autoveotreilerid, igast erihaagised, kaablirulli-haagised. Põhimõtteliselt you name it, kõik, mis meie kliendid aastate 35 aasta jooksul välja on suutnud mõelda, me laias laastus oleme ära ka ehitanud varem või hiljem. Kui mul on nüüd mingisugune eriline idee ka, kuidas siis seda realiseerida saaks, et ma ei tea, teha vampiiro ja haagist mingisugune eriline. Burgeriputka näiteks, kas seda juba saab tellida? Vampiiro ja burgeriputka haagist? Põhimõtteliselt küll, et see eelmine soojakute osakond, kus olid erinevad showroomid ja asjad väljas, et sinna vampiiro ja kleeps peale ja best burger in house. Umbes nii nad nagu sünnivadki, et siin Tallinnas oleme eelmine aasta panime nii-öelda väliüritustele siin köögifirmadega koostöös välikööke ja asju nendesse haagistesse. Aga mis on kõige erilisem soov olnud siis inimesel, et ta näiteks teie poole pöördub, et ta tahaks siukest asja? Kõige erilisem soov tuli, ma arvan, see oli 4 aastat tagasi, tuli Saksamaa edasimüüjalt, kui Brad Pitt käis filmivõtetel Berliini all ja tal oli daam kaasas. Ja Brad Pitti daam ei lähe metsa alle tirtsutama, vaid tellis selleks eraldi WC haagis. Nii et teie olete Brad Pitti naisele teinud tema oma WC haagise või kemmergu? Põhimõtteliselt küll, jah. No võt, kus on nüüd Eestine kõik kollane meedia ajakirjandus, homme on esikaanel. Respo tegi Brad Pitti naisele WC haagise. Ma arvan, et siukest fakti ei teadnud küll keegi. Me isegi ei teadnud. Sest et ega selles mõttes klient ei ütle, kuhu see läheb, see tuligi see aasta kliendi külastuse käigus välja. Mille jaoks oli? Ja see tuli paar aastat hiljem välja üldse. Te kuulsite esimesena siit. Aga palju te üldse oma haagistele nii-öelda garantiid annate? Jah, on Euroopa seadus ja Respo seadus. Nii. Meie seadus järgi on 5 aastat. 5 aastat? Ja see kehtib siis sellele, kui midagi peaks küljest ära kukkuma või? Midagi küljest ära, midagi puruks läheb, midagi, mis ei tööta nii, nagu ta töötama peaks. Et kui sa ikkagi ise haagis ülekoormad ja näha on, et sild on kõveraks vajutatud, lähed kopaga liiva järgi või midagi ja kasutad selleks kerghaagist, siis kõver sild reeglina nagu garantii alla ei lähe. Et seda me ikkagi oma kogemuse pealt oskame reeglina hinnata, et kas on
heaperemehelikult kasutatud või mitte. ehk siis, kui ma nagu see kuuti laenan siin nüüd paar päeva läheb, paarist päevast saab 5 aastat, siis nagu muret ei ole sellega. Põhimõtteliselt küll jah, seni, kuni sa pead nii-öelda kandevõimetest ja paberimajandusest kinni ja lugu. No proovime, meil üks sõber veab vissusid, et ma ei tea, mitu lehma näiteks sinna panna võiks. Et tonaas lõhkile. No vot, enne peavad vissud kaalu peal ära käima. Kas see ongi see, et ostad ühe, saad 4 peale või kuidas, et kas nii võib ka tänaval sõita ja minema siit? Põhimõtteliselt sa võid niimoodi sõita, aga kui sa tahad seda kõiki saada, siis sa pead 6 eest maksma ikka. Aga seda ei ole, et nagu happy hourid on, et ostad 3 ja 1 saad tasuta. Nii õnnelikku tunni meil veel ei ole. Mis sa lõiksid? Ma näen ka siin mingisugust võõrast värki, vaata, et kui tootjad ikkagi spioonavad teiste asju, siis praegu on siia üks konkurent Haagis piinapinki pandud, vaata, ta ripub. Ilmselt seda uuritakse väga lähedalt, mis seal toimub. Eestlane on Haagise rahvas või läheb ikkagi enamus välismaale? Eestlane on vägagi Haagise rahvas, aga kuna meid on nii vähe, siis meie toodangust ikkagi enamus läheb välismaale. Et lihtsalt Eesti turg oma olemuselt kogult juba on nii väike, et selle tehase, ma arvan, 10% jääb Eestisse, ülejäänud läheb kõik Soome, Rootsi, Norra. Okay. Aga kui nüüd ongi, et vanaisa tuleb oma vana selle siksi taga oleva käruga. Subronokiga või? No ma isegi ei tea, kuidas neid kutsutakse, ma olen neid liikluses ikkagi näinud. Et saab teile vana Haagise tuua, et te siis utiliseerite ära või panete muuseumisse selle ja siis ta läheb uuega ära näiteks. No kui ta muuseumi vääriline on, siis jah, võiks ju alles hoida ja kuskile klaasi taha panna, aga järgmistele põlvedele näidata, aga uut Haagist saab kindlasti näidata. Aga vanaraudade vastu ei võta siis? Otseselt ei võta ja see hea vana raud olema. 4000 ühikut Haagist. On seal siis kuskilgi? See plats, mida sa kõike näed, sealt otsast hakkab ja seal taga kaugel lõppeb. Põhimõtteliselt on pane ostukärusse ja osta 100 tükki korraga. Aga osta ruttu, sest et märtsikuuga jääb siia võib-olla alles siuke nirune 1000 kui sedagi. Aga see on niimoodi, et kui talv läbi saab, siis läheb hirmsaks tunglemiseks. Kohe. Nende poistega siin, kes traktoritega sõidavad logistikaosakannaga, märtsist aprilli lõpuni ei tasu rääkima tulla. Nad on väga kurjad, sest nad on terve talve saanud rahulikult olla ja siis järsku tuleb mingi 4000 Haagist välja saata, siis see osakond see on nagu tugeva koormuse endale. Okay. No mina omalt poolt soovin jõudu ja jaksu, mehed. Et see on hooaeg, see läheb varsti mööda. No sa teed neil elu lihtsamaks, sa loistad ühe vähemalt minema oma kahju. Aga kuidas selle kohvi ja sellega jääb, mida algus pakuti? Seda ka saab küll? Saab ikka, jah. Aga kuule, aitäh tõesti vägeva tuurijaks, et poleks osanud arvatagi, et siin Tartus siuke äge koht on teil. Aga palun tuuri eest selles mõttes, et teinekord ära vaikselt nihverdama tule, kui sul nagu vaja on, siis helista, küsi. Aga ma toon varsti tagasi, et ärge muretsege. Ega ta kaduma ei lähe. Seda meil ennegi lubatud. Kuule, aga kui me juba sellega nagu puhtalt pääsesime, ma mõtlen, nad jätsid ju värava lahti sealt hoovi poole pealt. Kui seal 4000 Haagist on, kui me sinna paar tükki kuuti viskame neid väikseid, ma ei usu, et nad tähele panevad. Kuudis ruumi on, lähme. Ma arvan, et sinna mahub üks paadi Haagis, üks väike Haagis. Ma arvan, sinna mahub siuke kena assortii Haagistest. Võtame selle väikse mullavea oma ka. See mahub sinna vahele ära. See on see matroškad. Üksteise sees. No, esimene emotsioon. Kas oleks pidanud väiksema käru võtma või? Kas me võtsime pihta liiga suure või? Ahnus ajab upakile, kui sa nii suure Haagise võtad, vaata. Selles mõttes, et otse sõita on nagu ikka kõigil ja agurdada on natuke keeruline, et kaamera peab paigaldama siia lihtsalt. Kotletu. Aga see ongi see ilutus, mille näed, me järgi tulime. Vaata, sammal kasvab. Ei teile, kui see peremees ise ka siin on, vaata, mis see ukse peaga on. Kas on valmis? Tulin järgi. Siin ta on.
ei, see välimine, see roheline iludus. Okei, siis me rääkisime mööda üksteisest. Sa hakkas valet autot tegema? Ma mõtlesin, et Transit oli sinu oma. Ei. Kuule, arva ära, mis auto seal ees on. Transit. Transit. Ei, lihtsalt sa ei näe seda, ma räägin. Kas sul oleks vaja seda Transitit vedada kuskile, meil mahub sisse ära? Pane S2 ette ja Transit või Transporter sisse. No põhimõtteliselt, see vist mahub ka sinna sisse, seda peaks kunagi naljapärast proovima. Kui ei ole rellakat vaja, õnneks on lahti jäetud. Pai värk nagu uus ju. Rämpid, nagu uus ongi ju. Täitsa lõpp. Ongi uue auto lõhna tuleb seesti. Huvitav. Ei, aga see on see, et sa ei ole siis näinud seda tanklates müüakse seda lõhnakuuske. Uue auto lõhn. Vaata, vints on see. No iludus. Oota, käik on sees. Oota. Kuna nüüd läheb lihtsamalt äkki. Käik oli sees, nüüd läheb lihtsamalt äkki. Jaa, vints on. Kuule, teist häält hakkas tegema. Kuule, mis see on? Mis see on? Noh, see pole oluline, me leidsime. Aga vaata, mis seal sees on. Seda ära sa vaata. Kuule, ilus valgus on siin isegi. Automaat tuleb lülitas nagu ukse lahti teed. Aga kust ta teab, et uks lahti tuli? Ei, siin ukse. Oh jah, kuule, jõudsimegi nüüd Tallinnasse. Üllatavalt hästi oma suuruse kohta püsib järgi. Vintsil on nagu see wireless pult ka. On või? Jah, nipub seal nipukaga. Leidsid või? Ja vaat seal on. No küll me jõuame kunagi sinna. Tänane päev siis jõudis õhtasse, et üllatavalt hästi sõitis järgi ka, ega siukse kuudi kohta ma olin natuke skeptiline, aga noh, transporteri järgi midagi hullu ei olnud. Aga teine päev läheme edasi siis. Kutsume S2 eksperdi kohale siin Eestis. On üks mees, kes on tegelenud nendega väga palju ja pikalt ja vaatame, mis tema arvab, kas see on nüüd midagi head või halba.